Tervist, Ille! Tallinnas Rahvusraamatukogus lõppes äsja Mart ja Martin Helme kõnetuur. Kuidas te selle üritusega rahule jäite? Tervist, jäin väga rahule. Olen esimest korda siseüritusel, seni olen osalenud avalikel üritustel, näiteks Vabaduse platsil, kui on mingid sündmused. Aga see oli esmakordne ruumis sees. Saal oli rahvast täis. Teemad olid meile kõigile väga aktuaalsed. 3 esinejat ja jäin väga rahul üritusega. See ületas isegi muutusi. See, et te siia ise tulite, et see pidi ikkagi olema nagu kas rahulolematus või isegi nagu mure Eesti rahva ja Eesti saatuse pärast. Et mis need on need kõige põletavamad probleemid, mis muret teevad? Jah, ma olen olnud kogu aeg ühiskondlikult aktiivne. Mind on huvitanud maailm minu ümber, nii sisepoliitika, välispoliitika ja loomulikult elu Eestis ja meie seos siis Euroopa teemadega ei ole sugugi pilvitu. Ja alates majandusest, lõpetades siin poliitiliste vaadetega, see kõik on ikkagi teema ja sellest kõigest siin ka räägiti. Erinevates paikades kõigile inimestele on läinud väga korda või lausa hinge peaministri avaldus, et Eesti on nüüd korda tehtud ja nüüd võime hakata siis õnne nautima. Et mida teie selle jutu peale kostate? Mina nii ei arva. Ma leian, et Eesti valitsus on mannetu. Nii sise- kui välispoliitilised teemad on lahendatud suhteliselt ebaadekvaatselt. Viimased lood, mis mind on kõnetanud, ütleme droonide lugu, selle kajastus meedias, need vastused meie valitsuse liikmetelt, see ikkagi mõtlevat inimest ei rahulda. Rääkimata siin majandusprobleemidest, et selline üldine hala, midagi meil ei ole, raha puudus. Samas, kui kuuleme neid numbreid, millised summad lähevad siia, millised summad lähevad sinna, kas need on põhjendatud, ma arvan, et need ikkagi ei ole põhjendatud. Ja valimistel, kui tahame midagi paremaks, et läheks, keda me valima läheme? Minul isiklikult sobib EKRE programm. Seal on vastused olemas, seal on muutustele lahendused olemas, nii et valige EKRE-t. Aitäh!